Tervist! Igasuguste toiduõlide ja muidu rasvainetega seoses on olnud liikvel erinevaid trende. No, see ei olnudki ju tegelikult nii ammu, kui soovitati loomseid rasvaineid mitte tarbida ja asendada need kõikvõimalike margariinidega. Ja siis jälle öeldi, et margariinid viivad su kohe hauda ja kasutama peaks hoopis taimeõlisid ja nüüd jälle on tekkinud uus koolkond inimesi, mis süüdistab taimeõlisid ennekõike seemnetest pressitud taimeõlisid kõigis inimkonda tabanud hädades ja leiab, et praadima peaks ikka võiga. Ehk siis me oleme tegelikult jõudnud samasse kohta tagasi, kust me kunagi alustasime. Ma ütlen kohe ära, et selles vaidluses, millest ma just rääkisin, ma antud videos mingisugust väga konkreetset seisukohta ei võta. Aga kui sa mind tähelepanelikult kuulad, siis saad kindlasti aimu, millises suunas teaduslikud tõendid viitavad. Täna ma uurin konkreetselt, kas vastab tõele väga levinud arvamus, et oliiviõli regulaarne tarvitamine on tervisele kasulik ja hoiab eemal haigused ja võib pikendada su eluiga. Ja ma alustan sellele küsimusele vastamist suhteliselt värskest teadustööst, mille käigus analüüsiti oliiviõli erinevate koguste tarvitamise mõju põhjuste ülesele surmariskile, südametervisega seotud surmariskile ja vähkkasvajatega seotud surmariskile. Ja viidi selleks kokku peaaegu 23 000 Lõuna-Itaalias elava inimese terviseandmed ja oliiviõli tarvitamine. Uuringus vaadeldi inimesi keskmiselt 13 aastat ja seal uuringus oli tegelikult päris täpselt lahku löödud inimesed vastavalt sellele, kui palju nad päevas oliiviõli tarvitasid. Kõige madalamas siilus olid inimesed, kes ei tarvitanud üldse oliiviõli või tarvitasid vähem kui 15 grammi päevas. Ja kõige kõrgemas grupis olid siis inimesed, kes tarvitasid üle 30 grammi oliiviõli päevas keskmiselt. Ja ma nüüd kõiki neid gruppe siin kõrvuti panema ei hakka. Ja et kui sind huvitab, siis jutukastis selle video all on olemas viit uuringule, sealt võid kõik üksipulki läbi lugeda. Aga ma ütlen lihtsalt kokkuvõtvalt, et neil inimestel, kes tarvitasid päevas keskmiselt enam kui 30 grammi oliiviõli, oli võrrelduna nendega, kes tarvitasid kõige vähem oliiviõli, tervelt 20% madalam põhjuste ülene enneaegse surmarisk, 23% madalam tõenäosus surra mõne vähkkasvaja tõttu ja koguni 25% väiksem risk surra mõne südame-veresoonkonna haiguse tagajärjel. Üks asi, mida ma tahan kohe siinkohal välja tuua selle uuringuga seoses, on see, et oliiviõli positiivne toime oli uuringus tegelikult sedavõrd tugev, et seda ei nullinud ära asjaolu, et kui sa valad oma toidu regulaarselt oliiviõliga üle, siis tõuseb su üldine tarbitavate kalorite kogus. Ja tegelikult, nagu me nägime, selles uuringus oli olukord hoopis vastupidine, mida enam sa oliiviõli igapäevaselt tarvitad, seda suurema terviseplussi see annab. No jah, see on selline epidemioloogiline uuring, kus inimesed andsid ise teada, kui palju nad keskmiselt oliiviõli tarvitavad, mis tähendab tegelikult ennekõike seda, et me oleme leidnud seose, mitte põhjuslikkuse. Ehk siis me ei saa 100% väita, et alanenud surmarisk oli põhjustatud just oliiviõli tarvitamisest. Aga minu hinnangul tegelikult selles uuringus see leid väga tugevalt selles suunas viitab, sest esiteks oli leid väga, robustne, teiseks see oli doosipõhine ja lisaks on andmeid analüüsides arvesse võetud uuritud inimeste vanust, sugu, kaloritarbimist, hariduslikku taset, üldist tervisekäitumist, üldiseid tervisenäitajaid, füüsilist aktiivsust, toitumisharjumusi ja mis on minu arvates antud juhul väga oluline ka seda, kas uuritud inimesed, kes ma tuletan meelde, elasid Lõuna-Itaalias, harrastasid nii-öelda Vahemere maade tüüpi toitumist, mis on laialdaselt seotud ja seostatud madalama enneaegse surmariski ja pikema elueaga. Teisisõnu, teadlased nägid kurja vaeva, et jätta kõrvale erinevad mõjurid, mis võiksid uuringu tulemusi kallutada ja tänu sellele saame me natukene tõsisema kindlusega, suurema kindlusega väita, et teadustöös tuvastatud mõju on põhjustatud just oliiviõli tarvitamisest. Ka on meil olemas tegelikult varasemaid sarnaseid teadustöid,
nagu näiteks need aastatel 2022 ja 2023 avaldatud metaanalüüsid, milles on jõutud samade või väga sarnaste tulemusteni. Lisaks on meil olemas päris hea arusaam selle kohta, miks ja kuidas oliiviõli toiduks tarvitamine meie tervist hoiab. Nii näiteks me teame, et oliiviõli tarvitamine parandab meie verelipiidide taset ja osakaalu, kuna see sisaldab 65% kuni 80% ulatuses monoküllastumata rasvhappeid, mis alandavad südame tervise riskifaktoriks peetava LDL kolesterooli taset. Samas, kui meie konkreetne ja ainus eesmärk mingil põhjusel on vähendada LDL kolesterooli taset, siis me peame panema oliiviõli konteksti. Ehk siis me saame positiivse efekti, kui me asendame oma toidus oliiviõliga näiteks loomsed rasvad, näiteks või kookosõli. Aga kui sa tarvitad regulaarselt näiteks meie piirkonnas väga levinud rapsiõli, siis ei too see muutus tõenäoliselt kaasa su vere LDL kolesterooli sisalduse alanemist ja võib seda isegi natukene tõsta. Vaata, nagu ikka, me astume täiega ämbrisse, kui me üritame mingi toiduaine või ühendi mõju oma organismile liigselt lihtsustada. Inimene on teadupärast väga keeruline masin ja ka oleme me kõik natukene erinevad. Ehk siis ühe toime ja ühe uuringu põhjal ei saa teha liiga kaugele ulatuvaid järeldusi. Rääkides nendest uuringutest, mida ma täna tutvustan, peab silmas pidama ka, et oliiviõli mõju võrreldakse peaaegu kõigis uuringutes kontrollgruppidega, kes tarvitavad erinevaid muid õlisid või siis loomseid rasvu. Kui ma hakkaksin igas uuringus neid kontrollõlisid välja tooma, siis muutuks see video kahjuks arvetult keeruliseks. Ja seepärast ma mainin kindra kontrollgrupi õli ära ainult siis, kui see on, ütleme nii, tervikpildi osas oluline. Liigume edasi. Meil on teada, et oliiviõli alandab vererõhku. Selle kohta on meil hulganisti häid teadustöid. Kui ma selliseid uuringuid lappan ja seda ma nüüd uuesti tegin enne selle video sisselugemist, siis torkab väga selgelt silma, et oliiviõli vererõhku alandav toime tuleb suures mahus välja näiteks võrrelduna maisiõli ja päevalilleõliga. Ehk siis, kui ma nüüd selle infokillu ümber pööran, siis kui sul on probleeme kõrge vererõhuga, siis ma ei soovita sul kasutada toidus maisiõli ja päevalilleõli, vaid sa võiksid kaaluda nende asendamist oliiviõliga. Ja väike infokild veel. Hästi tihti räägitakse, peamiselt muidugi tootjate poolt, et külmpressitud ehk extra virgin oliiviõli on suure fenoolide nimeliste ühendite sisalduse tõttu tervisele kasulikum kui muud tüüpi vähem väärtuslikeks peetavad oliiviõlid, mis on tavaliselt siis odavamad. Aga teadusuuringutes ei ole sellele väitele väga vettpidavaid kinnitusi leitud. Ja ei ole leitud, et kallimal külmpressitud oliiviõlil oleks odavamast oliiviõlist tervisele märkimisväärselt tugevam positiivne toime. Aga läheme nüüd selle oliiviõli toimega organismile ja tervisele edasi. Me saame veel teaduspõhiselt väita, et oliiviõli tarvitamine parandab meie organismi insuliinitundlikkust ja vähendab seeläbi riski haigestuda teist tüüpi diabeeti või aitab pidurdada teist tüüpi diabeedi süvenemist. Ja tegelikult aitab seeläbi ka hoida paremini kontrolli all meie kehakaalu. Ja nagu ma juba video alguses ütlesin, ei hakka ma võtma mingisugust üldist ja konkreetset seisukohta vihases võitluses loomsete ja taimsete rasvade tarvitamise osas. Aga kui me räägime ennekõike südame tervisest, siis kui me paneme vastastikku oliiviõli ja loomset päritolu või, saame me üsna selge vastuse sellest aastast 2023 pärinevast teadustööst, kus võrreldigi oliiviõli või tarvitamise mõju samadele katsealustele, ehk siis tegemist oli crossover tüüpi uuringuga ja leiti üheselt, et oliiviõli tarvitamise perioodil oli katsealustel madalam üldkolesterooli ja halvaks kolesterooliks kutsutava LDL kolesterooli tase ja lisaks oli neil ka madalam vererõhk. Ma siinkohal tunnistan, et ma olen natuke skeptiline selles osas,
kas päris kõigi inimeste puhul, eriti kui nad ei ole ülekaalulised ja kui nad on juba kõrges vanuses, peaks LDL kolesterooli taset nui 4 miinimumini viima. Aga keskmiselt on LDL kolesterool ja loomulikult ka kõik teised mainitud näitajad väga olulised südametervise markerid. Ja siin on vastus tegelikult selge ja ühene. Kui sa tahad vähendada oma südametervise riske, siis loobu või kasutamisest ja tarvita pigem oliiviõli. Kas oliiviõli tarvitamisest on kasu ka sportlikule võimekusele ja sportlikele tulemustele? See on mu lemmikteema, selle ma võtan ka siinkohal ette. Ütleme nii, et meil ei ole põhjust arvata, et oliiviõli tarvitamine annaks ses osas lühiajaliselt mingisugust olulist eelist, kuigi kardiorespiratoorse võimekuse osas on meil olemas üks teadustöö, mis mingil määral siiski selles suunas viitab. Aga kokkuvõtteks selle teemaga seoses ma ütleksin niimoodi, et kindlasti on olemas pikemaaegne positiivne mõju, sest kui su tervis on korras, siis on sul lihtsam sportida ja ka tulemused on kindlasti paremad. Meie piirkonnas on omaette küsimuseks see, kas oliiviõli on tervisele kasulikum kui rapsiõli, mida meie oleme harjunud laialdaselt kasutama ja mis on ka, oleme ausad, oluliselt odavam, eriti viimasel ajal. Ma saan öelda niimoodi, et me teame, et rapsiõli vähendab üldist kolesterooli taset ja LDL kolesterooli taset samas mahus või isegi rohkem kui oliiviõli. Ja samuti me teame, et sellel on positiivne mõju, eriti kui sa oled varem söönud searasva ja võid ja asendad selle rapsiõliga ka teistele tervisemarkeritele, millest ma olen täna rääkinud. Seega meil on olemas kindel arusaam, et lühemaajaliselt vähemalt mõjub rapsiõli tervisemarkeritele ja ühtlasi ka meie tervisele positiivselt. Aga mida meil kahjuks rapsiõli puhul ei ole olemas, on pikemaajalised kümneid ja sadu tuhandeid inimesi hõlmavad ja vähemalt 10 aastat kestvad vaatlusuuringud, mis näitavad või näitaksid siis, et kui sa tarvitad rapsiõli, siis on sul madalam erinevat tüüpi haiguste risk ja madalam enneaegse surmarisk. Vastupidiselt rapsiõlile on oliiviõli puhul selliseid uuringuid kümneid ja nad kõik näitavad sisuliselt sama asja, ehk siis seda, millest ma juba varem rääkisin. Ja selles mõttes, kui sa tahad olla tulemuses kindel, niivõrd kuivõrd me saame üldse siin elus milleski kindlad olla, siis on oliiviõli kindla peale minek, sest meil on, nagu me oleme tänase video jooksul korduvalt näinud, põhjust teaduspõhiselt väita, et regulaarne oliiviõli tarvitamine vähendab su haigusriske ja hoiab tervise korras ja võib tõsta nii tervena elatud aastate arvu kui ka sinu elukestvust. Jõusaalis näeme!